Добрый день! Сейчас мы расскажем вам еще об одном роботе, который мы используем для изучения языка, математики, языка как родного, так и эстонского. Робот называется ласково «Пандочка». Выглядит он вот так. Особенности этого робота таковы, что он может изображать какие-то звуки, также он меняет эмоцию. Для движения робота используются карточки с направлением движения и джойстик. Можно управлять как просто джойстиком, так и при помощи карточек. Также у этого робота есть такие карточки с эмоциями. Очень хорошо для изучения настроения. Включаем робота. Robotit me kasutame eesti keele õppimiseks ja praegu me näitame teile ühe mängu, mida saab mängida lastega vanuses 4-5 aastat. See on lõimitud tegevus, kus on nii matemaatika kui ka keel ja kõne. Matemaatikat lapsed õpivad niipidi, et nad teavad geomeetrilisi kujundeid, oskavad neid nimetada, eristada. Samuti nad teavad värve. Teemaks on meil linn, kuhu saab minna linnas. Siin on meil erinevad pildid. Siin on meil kauplus, park, teater, muuseum, lasteaed ja mänguväljak, samuti ka kodu. Mängu eesmärgiks on selline, et lapsed viskavad täringu, kus on erinevad geomeetrilised kujundid. Alustame siis mängu. Võtame täringu, kus on geomeetrilised kujundid. Viskame. Meil tuli ristkülig. Otsime, kus on meil siin ristkülig. Laps otsib. Leiab, et see on siin. Küsime, mis värvi see ristkülig on. See on musta värvi. Nüüd laps peab liikuma ristkülikuni. Paneme roboti vaiba peale ja liikume näiteks kaartidega. Paneme neid kaardid, kuhu robot peab liikuma. Neid võib panna niimoodi, et üks liigub edasi, siis ta pöörab paremale ja nii palju liigutusi, mida ta peab tegema, jätame niimoodi, et laps lihtsalt vajutab selle otse kaardi peale. Hakkame liikuma nüüd. Paneme meile, et ta pööraks meil ikka vasakule ka. Nii, nüüd robot jõudis kohale. Laps peab ütlema, mis seal on. See on mänguväljak. Mis seal saab teha? Seal saab mängida palliga, kiikuda, lõbutseda näiteks. Viskame veel ühe korra. Meil tuli ovaal. Otsime, kus on ovaal. See on siin. Mis värvi ta on? Ta on pruun värv. Ja nüüd hakkame liikuma lihtsalt selle joystikuga näiteks. Lastele väga meeldib teha seda. Nii, nüüd ta jõudis kohale. Mis see on? See on lasteaed. Mida seal saab teha? Seal saab lugeda raamatuid, mängida, joonistada, samuti ka magada. Nüüd ma näidan teile emotsioone, mida saab näidata panda. Valime näiteks, et ta on hästi rõõmsameelne meil täna. Vajutame selle peale.
kui ta on näiteks natuke kurva tujuga, siis ta teeb niimoodi. Kui ta on kuri. Nii et kui laps näiteks jõuab kohale, siis ta võib panna rõõmsa kujundi, et panda jõudis kohale, et ta on väga õnnelik sellega. Selline robot meil on olemas. Aitäh tähelepanu eest!